ilm on meil selline ja nüüd on väga vihmased ilmad. Nüüd väike tõestus, et ka vihmaga sajab alla ka see liiv. Et nagu näete, auto on selline ja see kõik on see liivatormist, mis tuleb. Et lihtsalt pesed ja näete, see on tulemus. Et lihtsalt ka tõestus, et ei ole ka kerge siin. Et täna lubab vihma, homme ka, nii et selles mõttes Sipsik on praegu siis selline. Ehk siis kodus tuleb kuidagi mõelda, kuidas paremini saab maha selle. Nii, head vaatajad. Näitangi siis enda uusi prille, mis on siis soetatud siit Camposolli prillipoest. Ja magnetiga ja päikse kateleku peale. Ja kogu kontrolli asi läks maksma siis 200 €. Aga nüüd näitan teile seda, mis ilm meil siin Hispaanias on. Kuidas teile meeldib võita kõik see? Uued prillid. Jaa. Mina valisin raamid. Jaa. Need külje pealt ka. Ilusad on ju? Armani. Armani. Head vaatajad, meil on täna väga tähtis päev. Täna on 3. märts. Ja meil on täna sünnipäeva. Churrol on sünnipäev. Churro sai 2 años. Ah? Pupule laulma pole. Nii, ma nüüd vaatame. Tule siia. Oota, suure. Näitan teistele ka. Joo, vaata. Vaata number 2. Oota, ma näitan siia ka. Meil on number 2, poiss. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Ma puhun sinu eest, isiga puhume. Pupule sünnipäeva sööki ja sünnipäeva kingitust. Joo, tšurrukesele. Joo, on maitsev. Selle siia istavad teised ka. Tšurro sai 2-aastaseks. Tšurro sai lemmikviinerit. Ja siis need on lauapoest Tšurro lemmiknäri, mis sellised kanapulgakesed. Ja on kõik või? Istu. Tule siia näitame, kuidas sa oskad istuda ka. Istu. Täppa. Istu. Täppa. Ei, üks täpp. Sa oled nii excited, tule siia. Istu. Täppa. Okei. Palju õnne, Tšurroke. Milline kaunis lõuna ja täna on 4. märts ja oluline päev. Meil täitub ikka metsikult palju aastaid koos olles. 4. märts ja 4 aastat. 40 aastat oleme koos olnud. 40. Ja nüüd 7-aastaselt saime kokku. Sa polnud sündinudki siis. Ja nüüd me läheme siia. Me oleme 2 aastat tahtnud sushit süüa ja me ei ole saanud ja me mõtlesin, vaataks äkki nüüd saab. Ja. Vaatame, kas õnnestub. Ja nüüd oleme restoranis. 44 aastat. 4 aastat. Tegelikult on 40 aastat oleme me koos elanud. Sellest tellime siin igasuguseid huvitav asju. Ja, me oleme otsustanud. Võtame 4 erinevat asja. Jah, võtame. Siis saab kõik asju proovida. Just, siin. Mis te ütlesite mulle?
4 aastat koos. Enam jooki ei vala. Peab ise valama. Aga vaata, mis on äge. Nad pakuvad hästi mitmes kohas selliseid. Ready? Rollo de verduras. Queso frito. California maki. Üks oli veel. Rollo de pato. Sí, vale. Sí. ¿Vas a sacar todo? Läks. Naine hakkas sööma. See võiks olema küpsetatud juust. Ma ei tea. Anne. Proovi ka. Ja nüüd olid rullid, kevadrullid. Aga mitte kanaga, aga vetsitatud. Tundub nagu me oleks mingid põrsad, aga kõike on mõnusalt. Nii. Soovitad siia tulla või? See on Puerto de Mazaronis Joho. Oli Joho või? Selline koht. Väga mõnna. See on mingi huvitav asi. Nii, see on mingi pardirulli. Nii. Väga hea. Ma proovin siis sushit vaatama, kuidas see küpsetatud sushit ma veel. Aga nii mugav. Näitä arvet. Oota, ma räägin juba, et me võtsime 2 kokaseerat, ühe cafe con leche, kohvipiimaga ja siis me võtsime 1, 2, 3, 4 erinevat toitu. 31 eurot on arvan. Me saime mõlemad kõhud väga täis ja maitsed ka juba. Oota, mõtlen, mis nad siis eraldi maksid. Need kevadrullid olid 3,65. Siis oli need torbikud, pardirullid mingid oli 5,50. Juustu, need küpsetatud juustud oli 5,95 ja California sushi oli 9,95. Kohvi maksis 1,75 ja koka oli see 2,15. No, 31 euri pole. Kohe siin tee ääres. Seal on meri. Kilomeeter on mereni ja siin ääres. Päris suur on see. Mulle vaikus. Meil auto on. Siin. Ja nüüd lähme koju pikutama. Jah, siesta aeg. Et kohe vihma otsas ja peab aegumaks ja kiibitut ja viisakast, aga ma ei tea, siis viisakast. Ja, pilet maksis 5,20 eurot ja siis on selline kaart, saab hakkad kaardiga teha, eks sinna. Ei, sina hakkad, sina loed. Tere, head vaatajad! On kolmapäev ja kell on saamas 11 ja natuke räägin ka sellest, et mida ma vahepeal teen. Nimelt ma teen siin meie Compasolis sellist asja nagu private lift share'i
ja see on selline asi, et nagu mujal maailmas või ka Hispaanias on Bolt, aga tegelikult ma olen selline private lift ja täna ongi nagu see olukord, kus mul on tulemas juba 3. sõit ja siis ootangi natukene inimesi, keda ma saan siis kenasti koju viia. Et siin piirkonnas on jah selline asi nagu private või siis inimeste koju viimine selline nii ja naa. Et mina tasapisi olen alustanud sellega juba eelmine aasta ja täna siis on nagu suurepärane võimalus öelda seda, et on tekkinud juba püsikliendid, et peaaegu 10 inimest on püsikliendid ja neid ma siis sõidutan, ehk siis meil Camposolis on B-sektor, kus on baarid kõik ja siis mõned siis tahavad baari minna või siis koju saada ja mina siis pakun sellist võimalust, et kenasti väikse tasu eest viin nad siis kenasti koju ja täna on ikka väga head tagasisidet tulnud ja jah, selles mõttes ongi selline väike lisategevus, mida ma siin pakun ja see on täiesti tore ja ving, et saan abiks olla siin Campusoli community's ja lisaks teen ka vahepeal pikemaid sõite nii lennujaama otsasid ka, et inimesed, kellega ma sõidan, on väga ägedad, enamus on kõik inglased ja nüüd varsti tuleb ka suvi ja siis arvatavasti tuleb rohkem sõite, et jah, et selline põnev tegevus siin minul siin siis õhtul Camposolis, et täiesti äge ja järjest tuleb broneeringud peale juba reedeks, laupäevaks, pühapäevaks, esmaspäevaks, nii et selles mõttes on tegevus kui küllaga. Nii et nüüd saate ka siis teada, millega siis Vesti Aivo siis siin õhtuti tegeleb. Täna on meil sushi tegemise päev. Ja teen sushit, nii sushi isu on. Ma teen küpsetatud sushit ka, vaata. Siin on see special värk, tead. Wasabi ja siis on tuunikala valmis, mul see on tehtud ja siis ma ostsin selle mati ka, aga see on nii suur. Ja noh, mis teha? Tegelikult mingi spetsiaalsed rullitajad ka. See ongi. Aga on veel spetsiaalsed rullitajad. Aga see ongi sushi mätt tegelikult. Noh, tegelikult on laudlina, aga ta on sama. Ja mul on 10 lehte, nii et 10 rulli saab. Vaatame siis, mis sellest välja tuleb. Ooto! Ma sain nurilehe ka siia vahele, asjad vahele ja vaata, mis ma mõtlen. Ta siit jäi natuke puudu, aga mis siis? Vaata, mis ma nüüd lase mind sinna. Siin oli niimoodi. Tuli see riis nagu maailma kõige õigem üldse. Vaata, ta ei lagune ära ka. Ma panen selle siia. Nii. Ja ma panen siia. Ja siis ma lõikan tükid ja panen fritüüri. Me ei peagi minema enam sushi restorani vist. Ei pea. Ma olen ruumipuudusele ikka. Super. Ma pean siit nüüd tühjaks tegema, et ma saaks siia. Nii, midagi sai valmis nüüd. Nüüd vaatame täpsemalt, mis asi see on. Noh, kas on? Nii hea. Mida tegin? Proovime ka siis ära.
Proovi. Kas te lähete kuhugi või? Täna on Hispaanias selline päev, kus on täielik vihmane päev. Ja üks ootab ka siin kedagi koju. Brita läks natuke küla peale. Aga täna on jah tõesti Hispaanias täielik lebotamise päev. Lebotamise päev Hispaanias tähendab seda, et kui on vihmane ilm, siis tegelikult ega suurt midagi ei toimu. Nagu on näha, siis kõik on märg, isegi jätsime need katted välja, läksime hommikul kell 9 läksime Fonta Lamasse, läksime ühele kliendile vaatama 2 objekti, et täna siis kliendid Eestist ekstra lendavad Alicantesse ja homme siis lähme vaatama 2 maamaja, mis on väga võimsad. Käisime täna ka vaatamas ja siis selline hommik ja nüüd me siin üks ka ootab seal, Brita läks ühele kliendile korraks külla, natuke aitama tegema elektrilepingut ümber. Ja mina ka siis rahulikult tegelen Brita kodulehega, et varsti peaks tulema siis välja ka Brita kinnisvaraleht, kus on kõik info olemas, mida minu kallikene siis teeb. Aga eks me vlogi vahendusel anname teada, kui koduleht on kenasti avatud, et natuke on nokitsemist ja ka muidu on super äge. Jah, selline mõnus Hispaania ilm täna, homme lubab paremaks minna, aga jah, märts on selline vihmane. Ja nüüd lähme tagasi tuppa, kus on meil soe. Selline on siis meie vaade aknast. Istume ja ootame, et kuna meie teine pool tuleb ja kõik on ju ootusärevuses. See ka siin ootab ja ootab. Head vaatajad, vaadake, kui geniaalne on meie loom. Ta lihtsalt toob... Emme-tosud voodisse. Ma tulin just õuest, need on märjad ja mustad, ta iga kord toob need voodisse. Just vaisu võin peale meelitada. See nii igatsesid emme järgi. Vist jah? Ootas küll, istusime kahekesi. Närida ei tohi. Tegime selfit ja tegime muid videosid, rääkisime. Ma täna ühe banaani söönud. Tere, Churro. Mis sa teed? Meie oleme täna kahekesi kodus. Seepärast, et Aivo läks Alicante lennujaama kliente viima. Ja meie siin toimetame, tegime Churroga laivi just. Mina panin toidu keema siin potis ja siin on lihapallikesed ja Churro tunneb lihapallilõhna. Kas sa tunned lihapallilõhna või? Tooks koo lihapalli süüa. Või nii või? Joo, täna on mõnus soe ilm. On ju? Täna on mõnus soe ilm, mõnus päikse käes pikutada. On nii või?
meil pole pikalt siin videot tulnud, aga see on sellepärast, et meil on olnud nii palju tegemist ja siis me pole jõudnud üldse mitte midagi filmida. Mõtle, mis siin on juhtunud. Pesu on kõik maha kukkunud. Me oleme täna kahekesi kodus ja toimetame siin oma asju. Mina kirjutan raamatut. Aival on üks põnev asi tulemas siin, et täitsa tööasi, aga sellest ta räägib ise. Ja siis oleme siin kinnisvara müünud ja kinnisvara rentinud ja kliendid muidku kirjutavad ja muidku tahavad tulla ja osta ja rentida ja raamat peaks ka millalgi valmis saama. Siis kodulehega on siin tegeletud. Aivo tegi mu kodulehe valmis. Võite minna uudistama, pange minu nimi sisse ja leiate mu kodulehe. Aga see on vaja veel muidugi täiendada, et meil tuleb sinna blogi kirjutamist teha ja siis tuleb meil e-pood sinna üles sättida. Sest ma panen oma raamatu sinna. Ja siis nii me siin toimetame. Meil on, nüüd läks pillu veits, aga ilma muidu okei. Täitsa saab lühikese varukaga käia. Ööd on veel jahedad, aga täitsa hakkab sinna suve poole minema. On ju, siis tšurukine võtab. Tšurukine võtab papsi koju, on ju, istub siin värava juures ja muudku ootab. On ju, issi varsti tuleb koju. Varsti saab liapalli süüa. Oled väike vappa. Oled ju väike pusivopsu. Oled väike pusivopsu. Ja mul on hakkliha lõhkätel. Mul on hakkliha lõhkätel. Tegin kotletti just. Lihapalli tegin just. Oota nüüd. Mis sa pusid siin? Kuule. Issand, sa väike jummu. Võt, niimoodi me siin siis elame. Et see vlog, mis meil nüüd siis seal tuleb, siis see on siuke väga kodune vlog. Pole väga kuskil käinud ja väga midagi teinud. Enne nii. Oleme täna tulnud siis loomakliiniku juurde ja tegelikult ka põhjusega. Ma arvan, et see tegelane läheb täna kuhugi. Täna ei lähe kuhugi. Aga täna maja. Ja siis järgmises osas te näete, mis tega tehti. On nii, Tšura? Jah. Aga läheme operatsioonile. Aga mis operatsioonile, seda me järgmises vlogi osas räägime. Tegi dramaatilist ei ole, aga ei ole. Tuleb ära teha. Jah.